siin ründamas suur hall. Täna hommikul helistas üks ärritunud proua Loomakaitseliidu telefonile. Naine teatas, et just Tallinna südames Russalka mälestusmärgi lähistel patseerivat ringi merilõvi. Loomakaitsjad taipasid kohe, et tegu pole siiski mitte merilõvi, vaid hoopis sama hülgepojaga, kes alles eile Pirita surfikeskuse juures segadust tekitas. Tänaseks oli hülgebeebi juba jõudnud Kadriorgu. Igati korralik matk, kas pole? Kevad on käes ja kätte on jõudnud see aeg, kui hülgemammid oma pojad hülgavad. Rannikualadel jalutades ei maksagi siis imestada, kui mõnda taolist tegelast kohtada. Kui on meri, hülgehall. Viimasel nädalal on nii päästjad, Keskkonnainspektsioon kui ka loomakaitseinimesed saanud hulgaliselt kõnesid Eesti mererannikul kakerdavate hülgepoegade kohta. Kõige rohkem on helistatud Harjumaalt. Nad on olnud siin kõik siin Tallinna piirkonnas, ka Lohusalu kandis ja see on vist selle jääliikumisel tulenud martsikuu algul, kui Soome rannast tuli jää põhjatuulega siia Tallinna alla ära. Ja need on Soome hülged. Kaastundlikud inimesed kahtlustavad, et väikesed elukad on täiesti abitud ja vanemate poolt hüljatud. Kas neil hirmudel on ka alust? Nad on mõneti abitud selles mõttes, et eks neil on kogemusi vähe, aga muidu nad peaks olema täitsa tavalised loomapojad, kes siis omal käel peavad õppima lootus hakkama saama. See ongi praegu just täpselt see aastaaeg, kus ülestel hakkab see porgimise aeg ümber saama ja emad ajavad pojad enda juurest minemast, et üleste lapsega on lühike, paar nädalat ainult, nii et just siis, kui merejää hakkab sulama, hakkavad ka pojad iseseisvalt meres ringi liikuma ja liiguvad ka koos jääga, nii et sellest on neid siis nii palju just praegu kevade hakul. Nii et ärge muretsege, hülgepoegadel on kõik hästi. Kui tsiteerida klassikuid, siis hüljestel on praegu käes just see aeg, kus seks käib sama hoogsalt nagu rehepeks või õlletegu. Hüljeste järgmisele põlvkonnale aluse panemine on täies hoos. Aga see Kadriorgu roomanud hülgebeebi köitis mõistagi inimeste tähelepanu. Olete varem ka näinud sellist hülgepoega? Kahjuks ei ole, mul on hästi palju nagu kevadet ikka nagu tuleb jälle, kui telekast saad vaadata umbes, et kuskil on üks väike hülgepoeg olnud, aga endal pole mitte näkanud. Mis tunne on? Täitsa tore. Et muidu me vaatame nagu poisiga vaatame nagu telekast hästi palju sükest asja, aga oma silmaga ei ole veel niimoodi näinud. Oma silmaga on ikka teine asi. Muidugi, oma silm on kuningas. Tavaliselt hülgepojad abi ei vaja. Nad saavad endaga ise kenasti hakkama. Antud juhul oli loomake aga sattunud väga käidavasse kohta, kus teda häirisid nii inimesed kui koerad. Lõpuks oleks võinud hülgepoeg loivata ka tiheda liiklusega Narva maanteele. Seetõttu otsustatigi ta toimetada veidi rahulikumasse paika. Kui teil äkki peaks vedama ja märkata mõnda nukest väikest tegelast, siis päris kindlasti ei ole mõtet teda turkima minna, tegemist ei ole lemmikloomaga ja see metsik elukas vaatamata sellele, et ta on hästi väike. Mine tea, võtab ehk teilt näpugi ära või tõmbab näo vähemalt lõhki.